Tere, kallid sõbrad! Tervitan tuhandeid inimesi täna, kes on sellise imelise ilmaga imeliselt oma tähelepanu Jumalale andnud ja Jumala peale seadnud. Kiitus Jumalale tema headuse ja helduse eest. Kui paljudel on hea meel ja rõõm südames, aga kui paljud vaaguvad elu raskete raskuste all, ega neid inimesi võib ka olla, alati on ka neid. Meil on erinevad ajad, aga Jumal on kutsunud meid seisma nende eest, kes on keerulisemas olukorras ja mida me teeme siis, kui me ise hästi läheb, siis me kiidame Jumalat ja täname tema helduse eest, eks ole, amen. Kas siin on kedagi, kes tänab Jumalat, kes tõesti tunneb, et on hästi ja nagu kõik peaaegu või? Toho, see on mega, see on ikka nagu väga võimas, jaa. Aga mul on suur rõõm, et meil on rahu väljas, selles keerulises maailmapildis, kus kõik räägivad, et kohe tuleb kõik ja kohe juhtub kõik ja paljud interneti mõtted juba ütlevad, et kolmas maailmasõda on kas alganud või algamisel või kuidagi niimoodi. Kas see on võimalik vett jumpsida kuidagi, ma unustasin ka ennem vaadata. Jaa, tänu Jumalale. Rahu eest praegu, halleluuja. Ma ei tea, no ma olen natuke õpetatud, et sidumine nagu seob kõike ja kunagi meil on olnud siin rünnakuid ja me oleme sidunud sõjavaimu või selle suurenemist ja meidki kostavad siin hüüded, et peaks puhta sõdima ja ainult võitlema ja samas mõnedele meeldib jälle rahu, näiteks nagu kristlastele vist ja enamusele vähemalt aga no mõned asjad on elus ette nähtud saatuses ja ajastus ja ma ei tea, ma mäletan, et Katrin Kuulmann ütles 72 aastal Las Vegase sellel lindil, et kolmas maailmasõda tuleb kindlasti ja hakkab Lähis-Idast. Mäletate seda keegi? Kas keegi on näinud seda klippi? No teda on peetud küllaltki prohvetlikuks naiseks või selliseks küllaltki nagu lähedal käijaks Jumala vaimuga. Teda on peetud ka küllaltki nagu vähe vajadusega korrigeeritud kuskilt, tal on nagu tavaliselt osutunud olevat nagu selged õigused enam-vähem ja selged arusaamad ja mina ei oska ka teada, kas see on see koht, sest nii palju kui ma aru saan, nad seal Lähis-Idas kogu aeg paugutavad viimased paarkümmend aastat või midagi müristavad ja midagi toimetavad. Aga see on muidugi huvitav. Kui paljud teavad seda, et see Iraan on endine Pärsia riik nagu ja kõik teavad meil siin ja kui paljud ka teavad seda, et see oli ka, et seda riiki on nagu ka Jumal kasutanud kordades, et juute siis korrigeerida või siis tagasi tuua või tagasi viia Iisraeli ja nad on sealt nagu välja tulnud siis erinevate õnnistuste ajal ja vaatasin internetis ühte videoklippi, kus väidetavalt seal, mis see nimi oli, Saragossa või mis, võib-olla ma eksin nimega, midagi taolist nagu, igatahes üks Pärsia nagu kuningas pöördus Kristusesse tol ajal ja see klipp oli nagu vägev, seal ta nagu võttis sellest kuninglikku, ta oli sõjamees. Professionaalne sõjamees või nagu oligi vallutaja. Ja kui paljud teavad, et siis need apostlid nagu läksid igasugustesse lähimaadesse paljud neist ja Tadeus või ma ei tea, kuidas Theodor või kuidas ta nimi on, kuidas selle nimi on seal, Tedeus või läks nagu siis Pärsiasse ehk siis Iraani ja kuidagi väidetavalt juhtus niimoodi, et ta sai siis kuningliku selle kuningas sõjamehega kokku ja see mõjukus oli nii võimas, mis temalt tuli, et see kuningas
võttis kuningliku mantli seljast, võib-olla mõni on näinud seda klippi või ei ole, päris hästi oli tehtud. Võttis kuningliku mantli seljast ja riietas ennast siis nagu apostli riietusega ehk pani sellise nagu tuunika selga või ma ei oska öelda, kuidas sellist kitit nimetatakse või sellist tolle riietust. Ja pani selle endale selga ja siis need, kes ta vaenlased olid kogu aeg olnud ja tahtnud seda trooni endale, need siis leidsid põhjuse ja siis ta lõpetas nagu märtrina Kristusele. Ja see on nagu selline väga huvitav, et kui niimoodi vaadata, siis nagu kurb lugu, aga ütleme, kui igaviku perspektiivis vaadata, väga vähe inimesi on, kellele nagu Jumal nii palju andnud on. Sa oled selles maailmas vürst, ilma vaidlusteta ja käsed ja pood, praktiliselt keda tahad või keda ei taha. Ja siis nagu õigel ajal kuidagi õnnestub vahetada see mantel veel taevase mantli vastu ja siis lõpetada veel ülimaga taevase kuningriigi jaoks märtrina. Et vaat milline saatus mõnel inimesel, kui niimoodi mõelda, eks ole. Ja me siin mõtleme, et saaks ühegagi hakkama või kuidagi temal oli nagu vaimu ja jõudu ja südikust ja vähe on räägitud nendest teistest apostlitest ja niimoodi on jäänud nagu arvamus, et nad ei teinudki midagi või olid ära. Meil ikka seal Peetrus, Johannes ja paat ja laev ja kõigutavad paati ja ujuvad seal sees või seal kõrval ja Jeesus tõstab ja aitab, aga teised olid ka olemas ja kuskil ei ole öeldud, et teised nagu langesid tagasi või ära kadusid nagu, vaid teised ka nagu toimetasid ja väidetavad siis see, mis oli Barnabas vist, jah. See lõpetas Armeenias, kus tal võeti nahk tõmmati elusalt vist seljast ära. See on nagu jube, ma ei taha naistepäeval rääkida jubedaid asju, aga ma lihtsalt mõtlesin, et kuna kogu see asi seal Iraanis on jällegi nagu agresseerunud, kui paljud teavad, et üle-eelmine kuu Iraanis pöördus väidetavalt, muidugi mina seda ei tea, aga ma lihtsalt toetun nendele andmetele, mida nad kirjutavad, 1 miljon nagu inimest pöördus Kristusesse. See on ikkagi mega. Ja kui nüüd sellise perspektiivi pealt asja vaadata ja kui paljud teavad, et siis seal järgmised nädalad tapeti 15 000 inimest, eks ole, võimude poolt. Nüüd, praegu, tänapäeval. See ei ole mingi Iraani aeg, kus olid raudsed inimesed raudrüüdega ja hoidsid õudsates vangikongides. Ei, see on tänapäeval, nüüd, praegu. Valed vaated ja ei sobi meile ja näges, jah. Väga radikaalne. Siin läheks kõik tänavale karjuks, mis see sinu asi on, keda ma usun või mida ma usun, ma ei tea, mismoodi siin, aga seal küll ei ole niimoodi. Seal kas siis usud õigeid asju või siis ei usu üldse midagi. Vähemalt selline variant seal toimus niimoodi. Ja mõned ei julge seda öelda, sest nii ei saa üle maailma kuulutada. Mõned ütlevad, et see on omamoodi nagu ususõda, kus nagu siis Iisrael ja Ameerika otse kui, ma ei tea, kas seda tohib siin öelda niimoodi, otse kui nagu siis püüavad nagu rohkem sellist seltskonna troonile panna, kes on sallivam nagu erinevate uskumiste religioonide poolt. Nii et see on nagu selline osa. Teisest küljest väga palju Ameerika pastorid on väga vihaseid ja ütlevad, et see on järjekordne nagu vallutus ja ülevõtmine ja näitavad siis neid ka praegu nagu, ütleme, vene rahvastes võib-olla jumala staatusesse või prohveti staatusesse tõstetud seda Sirinovskit ja kes siis juba, ma ei mäleta, mingi vana särgiga, vana ülikonnaga noorena kuskil teab juba kõik, et siis rünnatakse Iraani ja juhtub nii ja juhtub naa ja nii edasi, bla, bla, bla. Igal juhul selge on see, et kogu see värk läheb aina kiiremini lõpuaegade poole, olete tähele pannud. Ja teeb nagu võimaluse
avab nagu vajaduse või ukse ka võib-olla juba mingil ajal Jeesuse tulemiseks ja Jeesuse osaluseks ja selleks. Ja mis see tähendab meile, et minu meelest peab olema päris ükskõikne inimene, kui need sündmused, kõik, mis praegu minu arust progresseeruvad niimoodi meie nina all, kui me nagu väga külmalt võtame Jumalat ja tema asju või jääme kuidagi kõrvale. Minu meelest on praegu küll, minu arust praegu on nagu väga vaja Jumala sõna välja jagada kõigile, kellele võimalik. Ma ei tea, kas seda varsti ja mis kujul saab enam üldse jagada ja kuidas. Ja kujuta ette, praegu on ju tegelikult nagu täiesti vabadus kuulutada selles mõttes, et inimene, kellel sa räägid, ta ei pea seda vastu võtma. Ta võib, aga ta ei pruugi. On olnud selliseid aegu siin 90-ndatel. Keegi kuulutas Eesti Vabariigi välja ja siis öeldi, et vaenulikud kolonnid tulevad ja juba on Lasnamäel. Ja siis mõned inimesed läksid seal telemaja ees kuulutama mitte relvi, vaid Jumalat ja huvitav, et nad rääkisid, et peaaegu pool või ma ei tea, väga palju kodukaitsjaid võttis seal Jumalat väga tõsiselt, aga enne seda 2 tundi, kui ta läks kuulutama, nad ei teinud välja, ütlesid ära sega, et meil on siin kodukaitsta ja asju teha, et ära siin sega oma selle sõnumiga, aga 2 tundi hiljem, kui oli nagu asjad nagu teravnesid või oli nagu reaalne konflikti võimalus, kus ilma relvadeta inimesed, hea tahte inimesed pidid seisma regulaarvägedega kõrvuti, siis nagu selgus, et oli palju suurem hunnik inimesi, kes soovis koheselt Jumalat vastu võtta oma ellu. Need asjad muudavad meid, aga Jumal võtab ka oma lõikust kindlasti. Ja eks ideaalne on see, kui me oleme üle viidud sundvastuvõtjast vaba tahte vastuvõtja, kui hirm ei motiveeri meid, vaid arm või armastus. Halleluja. Sellepärast ma ei tea, kuidas sina, aga minu arvates, kui on võimalik vaadata ümbritsevaid inimesi praegu, vaadata neid sellise näoga, et nad ju hukkuvad ja hävivad, kui keegi neile sõnumit ei anna. Kui nad seda vastu ei võta, siis sa oled teinud oma parima. Aga kui nad selle vastu võtavad, siis on teinud Jumal ja sina veel parima ja inimene on saanud päästetud. Ja mis iganes edasi juhtub nagu juhtub, aga tänu Jumalale, et ta ei ole enam eraldatud Jumalast. Vot sellised mõtted nagu on täna sellel päeval, mille Klara Zetkina andis meile välja otse kui naistepäeva. Ja kas me Klara Zetkinat peame, ma ei tea, minu teada mitte, aga kas naised vajavad vahest tunnustamist? Minu arvates küll. Aga kas naised kevadeti vajavad tunnustamist? No minu arvates rohkem kui näiteks talvel novembris või. Mõtle, kui ilusti naised lähevad õitse kevadeti. Viskavad need koledad talveürbid tihti ära, mis on praegu nagu väga huvitavad moodsad mantlid on nii meestel kui naistel. Keegi pani internetis nimetuse tontinimesed, aga iseenesest on praktilised mantlid, on väga suured ja kõik kuni varvasteni on kaetud. Et nagu ei olegi mitte midagi vaja ja tühjasest väljanägemisest, kui sul juba on keegi, siis las kannatab ja vaatab ja saabki ilusa silukoti. Ma teen nalja. See on igaühe asi, kuidas keegi riietub ja kuidas teeb, aga see interneti jutt tuli mulle meelde, et keegi sätib meile selliseid asju, et maailmas oleks vähem rahvast ja inimesi, millega ilmselt ei ole midagi pistmist. Nii et tänu Jumalale ilusad olevused, kelle Jumal on loonud, kelle nimi on naine, ema, abikaasa.
nemad väärivad ikkagi, ma arvan küll, et 10 korda aastas tunnustamist ja saavad vähemalt ühe. Kui paljudel on hea meel, et nad saavad sellegi. 2 inimesel vähemalt, 3 isegi ja ülejäänud on vihased selle peale. Aga paljud on mehed, nemad on kadedad, nendel ei olegi. Me ei saa ju hakata armee aastapäeva pidama, siis ei saa aru, millise armee ja kas Soome, Eesti, Rootsi või Vene või veel mingisuguse armee. Siin on kõiki käinud läbi ajaloo, eks ole, ja siis see nagu peaks selle loosi tegema, või siis keegi ütles, et iga aasta ühe armee nendest nagu armee aastapäeva pidama, aga tänu Jumalale, et on selline hea võimalus vähemalt meie olevaid kaunid ja kallid inimesi tunnustada, sest avalik saladus on see, et kui neid ei oleks, siis tõenäosusega sind, keegi ütles vaikselt, ka ei oleks. Te ei taha kaasa rääkida, tahate kuulata. Okei. Eero, mis sa arvad? Eero räägib kõvasti ja tugevasti. Jaa, siis meid ka ei oleks võib-olla, kui emad ei oleks. Et tänu Jumalale selle eest, et on emad ja muidugi ka isad, kes nagu mõnes mõttes nagu põhjustavad kõiki neid olukordi. Ja nii, võtame kätte, äkki tõuseme püsti ja anname ühe palve taevasse ja ühe tänu Jumalale ja teeme ühe aja Jumala ülistuseks, kiituseks ja tänamiseks. Ja kallis taevane isa, me kiidame, ülistame sind ja võite minna valmistuma, vange vahepeal valmis värgid seal, kui võimalik. Ja kiidame, ülistame, täname sind sinu headuse, sinu helduse eest, sellest, et sa oled hea. Et sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Issand, me täname sinu kaitse eest Eestimaa ja rahva peal ja Soome peal ja Vene peal ja Läti peal ja kõigi meie naabrite peal, issand, et igal pool praegu on püsinud rahu ja keegi ei ole hullunud ega metsistunud ega hakanud ei tea mis asju tegema. Issand, tänu sulle, et see hullus jääb ainult internetti ja kestab seal, aga ei laiene praktilise ala peale maismaal ega maal. Jeesuse nimel, issand. Tänu sulle ikkagi, et need sõjavaimud Eestimaal on nagu seotud ja sõjakuse vaimud, issand. Jumal, sa oled öelnud, et sa oled kogu selle andnud väe ja meelevalla otsustada asju. Meie, Jumal, ei saa ilmutuse raamatut ega püüagi kuidagi takistada ega teha, aga astuda selle vastu, mis ilmutusraamat kirjutab, issand. Ja me oleme kuulnud prohvetlikke sõnumeid ka, et kas see World War 3 tuleb või tule. Ja arvamusi on olnud seinast seina, aga paljud autoriteetsed on öelnud, et ta ikkagi tuleb Lähis-Idast. Aga kui nad Lähis-Idas kogu aeg madistavad, issand juba, mina ei tea, kas paar aastakümmet või vähem, issand, täname sind rahuaja eest ja iga rahupäeva eest. Issand, me tegelikult peame sulle päriselt ka olema tänulikud iga rahupäeva eest. Sa lähed välja ja seal on kuulide asemel päike. Sa lähed poodi, seal on tühjuse asemel letid. Sa lähed kuhugi ja sul on kodus olemise asemel töökoht ja töökoht ei ütle sulle, et 6 kuu pärast võib-olla saab mingit palka, kui meil meelest ära ei lähe. Nagu mõnes riigis väidavad olevat. Vaid sul on koht, mis toob midagi ja teeb võimalikuks igapäevatoimingud. Ja Jumal lisab sinna juurde. Jumal annab võib-olla põhilise, see töökoht annab natuke juurde. Halleluja, tänu sulle Jeesus, tänu sulle. Nagu mul oli onu, kes töötas Saaremaa leivakombinaadis. Kõik ütles, et kui rikas see onu on, Jumal on teinud rikkaks. Ja siis tulid sugulased kokku ja kui suur su palk on, et palka saab ka natuke ja siis on tänu sulle, et
tänapäeval ei ole enam niisugust ühiskonda, et me elatume ei tea millest ja kuidas päris, vaid sinu armust ja sinu väest, issand, sinu heldusest ja sinu heldus täidab meid ja me kogeme sinu heldust oma eludes. Kas siin on keegi, kes julgeb tõsta käe ja öelda, et ta elab Jumala helduses? Halleluja. Ja teate, sellega on nii ka, et sul on võimalik alati öelda Jumalale, et kui sa tahad, sa võid suurendada seda või teist asja. Ja see on piibellik. Niimoodi palus Taavet ja veel mõned. Ja isand, mina tahan küsida küll sult midagi. Mul on südames selline soov. Ma loodan, et see on võimalik niimoodi, issand. Ma tahaks uskuda, et ma küsiks sul veel pikendust rahule. Veel pikendust rahule. Loodan, et see oleks võimalik, issand. Et siin ei katke midagi, ei juhtu midagi. Ei alga midagi, ei ootamatult ega salapäraselt, issand. Vaid kõik on sinu käes ja tuleb sinult, issand. Jumal, ma olen saanud sinu sõnast nii aru, et sul vahest on pikk aeg, kuni sa ootad, et rahvas meelt parandab. Ja vahest on aastaid. Ja aina rohkem võib-olla tuleb sisse. Mina ei tea, kas siin on mingi täisarv või mitte. Jumal, sina tead. Aga mina küll palun, issand, pikenda armu aega, et me võiks kulutada rohkematele inimestele sinu sõna. Ka nendele, kes ei ole siit pärit Eestist. Miks mitte ka neile? Võta siit oma lõikus. Tee teoks siin oma sõna. Tee teoks oma sõna. Jumal, ajaloos on ärkamine olnud mitmel moel. Need, keda sa oled kasutanud, on kas julmalt hävitatud või paljusid ärkamisi Euroopas ja mujal on läinud seda toid, et need inimesed on lihtsalt nagu jäänudki sinu kätte, teinud oma töö ära ja sa oled pannud nad suurest tulekuumusest nagu vaiksemasse. Issand, niimoodi on ka olnud palju ja korduvalt, issand. Me ei tea, kuidas see tuleb Eestis, aga me palume, et see kindlasti tuleks. Et sa võtad siit oma saagi, et see ärkamine oleks kuidagi alanud, et sinu vaim kuidagi võimsalt liiguks ja sinu vaim puudutaks neid inimesi kõiki, kes tahavad seda ja ka neid, kes ei tea seda, et nad võiksid tahta seda, issand. Kui paljud ei tea seda, nad võiksid tahta seda. Nad ei teagi, mida nad peavad tahtma, aga tegelikult nad tahavad väga paljud Jumalat, ainult nad ei tea seda. Anna meil leida neid, anna meile jõuda nendeni, anna meile viia sõnum sinult, taevane sõnum. Anna meile mitte karta ega mitte hoida tagasi, kui me satume sellisesse olukorda. Või kui keegi hakkab küsima midagi selle kohta, et me vaikselt ei mõmsi oma ette ja ütle, et on kah kuidagi jah, vaid räägime sinust kui kuningast, kui päästjast. Anna meile see julgus, anna meile see vägi, riieta meid selle väega, riieta meid selle jõuga, Jeesus. Kiidame ja ülistame sind, issand. See on see, mida sa meilt ootad. Ma ei tea, kas see on peapõhjus, miks me siin maa peal olema, miks sa meid ära ei võta, kui me päästetud saame. Ma ei tea seda, issand. Ma arvan, et see võib olla üks peamiseid põhjuseid, et su sõna läheks edasi ka teistele. Ja niisiis ma palun, et me keegi meist, kes vaatab ja kuuleb meid või viibib siin majas või kojas või ruumis, keegi meist ei oleks ega hoiaks ennast viljatuna teadlikult tagasi, vaid ta läheks välja sellele riskile, et ta võib sõimata saada, halvasti öeldud saada või ma ei tea, mida iganes võib juhtuda või suhted katkestatud või, aga ta oleks julge kuulutama sinu tõde. Isad, kui ma kuulutasin omal ajal Kristust, ma kaotasin vähemalt 60% suhteid inimestega. Tol ajal. Nad ütlesid mulle, et ma olen hulluks läinud. Et Jumalat pole keegi näinud ega keegi ei tea, mis ta nimi on. Ja siis tulid need ärkamisajad. Siis tulid need laulud, kus lauldi sinust, kus räägiti sinust avalikult.
ja raadios ja televisioonis ja kõik muutus selle rahva hulgas. Need samad inimesed ütlesid pärast, et tegelikult nemad olid ka juba lapsepõlves ristitud ja üleüldse nad on kõige usklikumad kõigist. Kõik muutus, atmosfäär muutus. Issand, kas sa oled nõus veel korda muutma atmosfääri? Siin veel korra, et need, kes on uhked selle üle, et neil ei ole midagi, atmosfäär muutuks ja nad on uhked selle üle, et nad tunnevad Kristust. Issand, anna meie rahvale kõigile, et me oleks uhked selle üle, et me tunneme Kristust. Mitte Leninit või veel kedagi või mis asi see oli, see mingit joogat või mingisuguseid muid vaime või kedagi veel kuskilt, Issand, vaid et me tunneme Kristust. Halleluja. Kas sul on rõõm, et sa tunned Kristust? Näita Jumalale. Halleluja. Kas sul on hea meel, et poeg on su päästja, poeg on su vabastaja, poeg on su õnnistaja, poeg on su õnnistegija, poeg on su tervendaja, poeg on su eluallikas, poeg on su õnnistegija, poeg on su vara. Kõik on temas. Pojas koos Jeesus, tänu sulle. Kõik on temas koos Jeesus. Sinus on elu. Sina kutsusid meid, haarasid meist kinni, tõmbasid meid ja tänu sulle, et sa avasid meie kõrva kuulma ja sind vastu võtma. 3 aastat räägiti mulle ja ma ei tahtnud mitte midagi. Ma mõtlesin, et need inimesed on hulluks läinud ja arust ära. Ja ometi olid need mu vanad tuttavad, kes rääkisid. Ometi olid vanad tuttavad. Jeesus. Ära luba meil vaikida. Ära luba meil suud kinni olla teibitud. Jälle see sama jutt, aga see ongi see sama jutt. Sest see on üks võitlus, kus Jumal tahab, et sa suu avad ja kurat tahab, et sa suu suled. Kellega sa käid? Kellega sa käid? Jumalaga sa käid. Jumala suu sa oled. Jumala sõnu sa räägid. Püha vaimu sa vabastad. Päästet sa kuulutad. Tervenemist sa pakud. Õnnistust sa lood. Teed sa lood. Põrgust taevasse. Ja igast, ütleb kiri, igast uuest sündinust on taevas. Mis asi? Kas keegi aitab mind? Mitte keegi ei tea. Hea meel on taevas igast uuesti sündinud jüngrist, igast uuesti sündinud inimesest. Taevas on pidu. Kui ma läksin metodisti kirikusse, nad rääkisid iga pühapäev seda. Ma ei tea, miks siin ei räägita. Et kui keegi võttis vastu Jumala, siis taevas oli pidu. Uus Jumala laps oli tulnud sisse. Taevas oli pidu. Halleluja. Ma arvan, et see oli on sõnaga on taevas pidu. Kui sinutab keegi vastu Jumala, siis taevas on jälle pidu. Taevas on pidu. Sest uus laps on sündinud. Tänu sulle, Jeesus. Isa, me kasutame juhust ja palvetame korra ka maa ja rahva eest. Täname iga kiriku, koguduse, iga vaimuliku üksuse eest, kes kannab sinu sõna, esindab sinu vaimu ja austab ja kardab sinu nime. Täname, issand. Suurenda neid, paljunda neid, kasuta neid võimsasti. Anna ka meile, issand, et ükskord, kui me lõpetame, keegi võiks öelda, et ta või tema või temakene oli Jumala tõdede kuulutaja 40 aastat. Issand, milline pärand. Halleluja. Milline suurepärane ütelus Charles Finney kohta. Kui ta lahkus siit taevasse, tema epiloogis on kirjutatud, ta oli Jumala tõdede kuulutaja 40 aastat.
75% inimesi tema ümber pöördus, kellele ta kuulutas ja jäi, 100%, kellele ta kuulutas, 75 võttis vastu Jumala ja jäi Kristusesse ja jäi. Nii suur protsent olevat Paulusel ainult piiblis, teavad mõned rääkida, issand. Tänu sulle, et kui meie ka kuulutame, me ei kuuluta tühja ega ei peksa tühja lihtsalt, ei peksa peksu peksmise pärast, vaid kuulutame nii, et su sõnas on vägi ja see parandab ja puudutab ja muudab inimesi. Issand, tänu sulle, et see õnnistab inimesi. Tänu sulle, et see annab uue motivatsiooni inimestele, uue mõtte. Issand, haara meid, võta meid kinni, issand, muuda meie sisu. Viska see vana sisu välja seest, tühista see vana sisu, täida meid iseendaga, täida meid oma vaimuga, las su vaim tuleb ja täidab meid, issand. Anna meile armu vastu võtta su vaimu, sest su vaimus on vägi. Su vaimus on vägi. Täida meid oma vaimuga, sest su vaimus on vägi. Vägi seismiseks, vägi alles jäämiseks, vägi vilja kandmiseks. Sina oled Jumala vilja kandev osa. Sa pead ennast nägema ka niimoodi, sina oled vilja kandev osa. Mõnikord, kui suu ei lähe lahti, ma ütlen endale, las julguse vaim haarab mind, las tugevuse vaim tuleb. Sest püha vaim, kui paljud teavad, on mis? Nõu, väe, jõu, nõu, väe, Jehova tundmise, kartuse vaim. Kus see on piiblis? Ma usun, et sa iga päev loed seda, see on sulle nii pähe kulunud juba see Jesaja kirja kohta. Sa lihtsalt tead nii hästi, sest sa kasutad seda. Sa räägid Jumalaga, sa kutsud tema vaimu oma ellu, sa kutsud rohkem tema vaimu oma ellu, et ta täidaks sind rohkem, et sa võiksid rohkem olla huvitatud tema asjadest ja vähem ümbritsevast maailmast, mis on pettus ja ajutine. Aga Jumal, kes on igavene, on arvanud väärt sind igavesse ellu, avada sulle ukse ja sa oled läinud sealt sisse, haaranud kinni sellest igavesest elust. See on su realiteet. Ülejäänud on fiktsioon, ajutine fiktsioon. Ja selles ajutises oled sa loodud Jumala poolt kuulutama igavikulist. Ütle, see on mulle. Mina olen loodud seda kuulutama. Keegi ütles mulle, ma ei ole evangelist. Ma pean teiste tööd ära tegema. Ma ütlesin talle, miks tahad teiste vilja enda heaks kasutada, ise vilja kandmata. Halleluja. Tänu sulle sinu headuse. Tänu sulle sinu helduse eest. Tänu sulle, issand, et sa oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Issand, mida muud ma oskan tahta, kui ainult seda, et sinu vaim ja vägi oleks meiega ja meil oleks arm olla nendega. Anna seda armu, issand, uut armu, issand, meile. Me vajame seda. Luba, et taevas on täna taas lahti, kui me kiidame, ülistame sinu nime. Luba, et see, kes jutlustab mina või keegi iganes, issand, et sõna tuleks taevast, puudutaks ja parandaks ja ehitaks meid. Jeesus, aita meid leida eksimata sinu jalajäljed, et neist sulle järgida. Ma ei tea, kas see on populaarne või mitte, aga anna meil käia sinu järele. Anna meile järgida sind. Anna meil olla koos sinuga, issand. Aita meid selles, et seal, kus on isand, seal peab olema tema teenija. Aita meid, et meie oleks ka seal, kus on isand. Võta meid, issand. Võta meid, issand. Riieta meid oma armu ja väega. Jeesus, me kiidame sind.
halleluuja, halleluuja. Isand, las sinu rahu, armastuse vaim hingab sinu rahva peal täna. Jeesus. Ja ma näen, et aeg on läbi. Ma lihtsalt nii mõnus on palvetada, hüüda Jumalat appi. Issand, sina oled meie tugevus, meie nõud, jõud ja vägi. Selles atmosfääris. Ma panen ennast kõrvale. Täna sulle, et meie kaunid neiud võtavad ja ülistavad sind. Kiidavad, ülistavad sind. Võiksime koos nendega seda teha. Et sinu ligiolu tuleb, issand. Sinu puudutus taevast elustab meid. Elustab meid, issand. Elusta meid. Me vajame pidevalt elustamist selles variandis, kus me elame siin ja oleme. Ja sellepärast just sõna ütleb ka, et elusta meid. Elusta meid. Lootuseta rõõmuta, kuni
vallast päästet. Sündis kristlik kogudus, pühas vaimus legitses. Sõnum Jeesusest ei aegu, vägisel ei nõrgene. Tema püha vere läbi olen vabaks ostetud, kalli armastuse läbi surma vallast päästetud. Sündis kristlik kogudus, pühas vaimus legitses. Sõnum Jeesusest ei aegu, vägisel ei nõrgene. Tema püha vere läbi olen vabaks ostetud, kalli armastuse läbi surma vallast päästetud. Taeva tuua elu meil, ohverdasid võimu, rõõm võiks olla meil. Risti löödis siin, valu kandsid sa, me võiks elada vabalt häbita.
on sinuga ees, su kiitust laulame, me terve igavik, maailma kuningas, aus kord tulemas, tõusid hauassa, trooni istud nüüd, kõikjal valitseb, kõik võim on sinu käes, sul kiitust laulame, me terve igavik, maailma kuningas, aus kord tulemas, mu elu eest sa maksid Jeesus, mul kõik on tänu sinule, su lastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega, mu elu eest sa maksid Jeesus, mul kõik on tänu sinule, su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Kui viimaks seisan seal su armutrooni ees, kus süda täidetud on nimetusega, ma laskun põlvili ja inglikooriga laulan sulle, Jeesus, kõik kiitus sinule. Kui viimaks seisan seal su armutrooni ees, kus süda täidetud on nimetusega, ma laskun põlvili ja inglikooriga laulan sulle, Jeesus, kõik kiitus sinule. Mu elu eest sa maksid Jeesus,
siis su armu mõistan ma. Armas Jeesus, tõmba ligemale mind, et su risti juurde jään. Armas Jeesus, tõmba ligemale mind, kuni ma su paalet näen. Armas Jeesus, tõmba ligemale mind, et su risti juurde jään. Armas Jeesus, tõmba ligemale mind, kuni ma su paalet näen. Oled hõbedast kallim, o Jeesus, oled kallim kui kuld. Jeesus, oled kaunim kui kõik pärlid.
sina Jeesus, ülendame Jeesus, ülendame Jeesus, saad oma sõnadega ülenda Jeesus, ülendame ülendame Jeesus, ülendame Jeesusi, ülendame Jeesusi, üle kõige troonide ülendame sind, üle kõige nimede Jeesus ülendame sind, üle kõige nimede Jeesus ülendame sind. Ole austatud siinses paigas, ole kiidetud Jeesus. Ülistus sulle, Jumal. Halleluuja. Kiitus sulle, taevaisa. Isand, palume, et see sõna oleks ka võitud, mida ma räägin. Ja tänan, et see ülistus oli võitud. Tänu sulle, et taevas on lavatud. Ja sa oled siin meie keskel oma vaimu kaudu. Ja me anname sulle au ja tänu oma südametes. Oma südametes. Me oleme tänulikud sulle oma südametes. Võib-olla me oleme natuke kivised inimesed, ei oska seda hästi väljendada, aga me oleme tänulikud sulle sinu headuse, helduse, kannatlikkuse, ustavuse, armu ja halastuse eest. Oleme, eks ole, sõbrad, Jeesuse nimel. Me täname, issand, puudutuse eest. Ma palun, et keegi ei lähe siit täna ära. Jeesus sinult, nii et sa ei puudutaks teda. Kõik saaksid oma puudutuse sinult, isa taevas. Sina, kes oled kuningate kuningas, isandate isand. Me oleme õigupoolest siin sinu tõttu. Sina oled selle põhjustaja, sa oled kutsunud meid ja seadnud meid. Ja sinu tahe on, et me käime nõnda koos. See ei ole nii, et sa ei tahaks, et me käime koos. Ja kui me ei saa tulla, kogu aeg ei saa tulla, mingi asi on, isand, siis see on niimoodi. Aga sinu tahe on, et me käime koos ja anname sulle koos au ja tänu ja ülistuse. Issand, me oleme tugevad ja ühtsed vaimus. Ja praegu on meelitused väljas, meelitused ja võib-olla mõnusused ja võib-olla veel mingid asjad. Aga mis siis, kui oleks ähvardused väljas? Ütlen, kuidas ukrainlased käisid koos, kui ei tohtinud käia koos ja see võis lõppeda elukaotusega. Issand, tänu sulle, et siin riigis on täna rahu. Vaatan interneti ja kõrvalriike, kus toimuvad läbiotsimised baptistide ja nõndanimetatud vanameelsete juures ja äraviimised ja kiusamised.
ma tänan, issand, et täna siin on vabadus ja sinu vaim hingab siin võimsalt. Me oleme sulle tänulikud selle eest tegelikult. Me oleme väga tänulikud tegelikult. Ja tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle. Halleluja. Aga aitäh muusikale hetkel ja teil oli kõik. Ja üks laul oli veel või? Ahah. Jah. Ja. Mis siin siis? Jaa. Teresa ütles, et kõigil on õigus oma arvamusele. Nüüd vist leialdasin. Ja. Aga ma loeks meile evangeeliumi. Me ei ole kuulnud võib-olla 5-6 päeva ja me peaks kuulma uuesti. Ja teada mina avastasin, et kogu aeg mida rohkem ma kuulen, seda rohkem ma kuidagi mõistan seda, et selles on kõik, mis on tarvis eluks ja Jumala kartuseks ja hakkama saamiseks. Selles on kõik. Miks? Seal on keskne kuju on Jeesus. Tema läbi, tema kaudu, läbi tema juurde, temale, tema järgi, ehk järgides teda. Halleluja. Ma loen seda kuulsat kirja kohta nagu ikka, Apostlite 10:34. Ja ütles, ei, ma loen eespoolt, see on nii maitsev on seal eespool ka. Kornelius ütles 4 päeva eest, samuti pärast lõunal, kella 3 paiku ma palvetasin oma majas. Vaata, mu ees seisis üks mees säravais rõivas ning ütles, Kornelius, su palvet on kuuldud ning su almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. Huvitav, see minu vaimulikus osaduses see almuste osa on peaaegu üldse olemata. Mind on õpetatud niimoodi või minu juhendajad on rääkinud nii, et ma olen nagu aru saanud, et mingeid almuseid ei ole vaja ega ei ole olemas. Ja ma avastasin, et siia on küll kirjutatud, et 2 asja, mida taevas nagu talle ütles või meenutas, oli palved ja almused. Kas sa annad almuseid? Sina noogutad. Aga mõned noogutavad, mina kahjuks ei ole andnud, aga kui ma seda lugesin eile õhtul, hakkasin mõtlema, et ma pean seda muutma. Kuidagi tuleb aru saada, mis see on ja kuidas seda korraldada või kuhu see käib. Ja võib-olla need, kes oskavad juba anda, teevad hästi. Ja mine tea, äkki tuleb teile üks päev ka keegi säravais rõivais ja ütleb, kes siin oli, Ruta või Loore või, ütleb, ja Ruta, su palveid on kuuldud ja almuseid on tuletatud meelde, las terve su pere olla päästetud. Ja naabrid ka, halleluja. Kas nii võib olla, ei tea või? Ootame. Okei, ja töötame selles suunas või? See tähendab palvetame. Me ei saa kahvliga tõsta ega labidaga visata, aga palvetada küll saame, nagu keegi ütles, eks ole. Ja tänu Jumalale, et selline võimalus on ja ma ei tea, kas see almus peab olema suur või väike, ma arvan pigem väike, kui ta on almus. Muidu oleks nagu mingi kingitus või vabaks ostmise raha. Ma ei tea, kas tol ajal juba sai ennast orjusest vabaks osta. Aga sinna kanti, eks ole, kuskil juba Claudiuse valitsemise ajal ja nende ajal juba need asjad minu toimusid, eks ole. Ja nüüd ta ütleb, et saada käskjalad Jopesse ja kutsu Simeon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Ta on külas Nahkor Siimone kojas mere ääres. See on huvitav detailne informatsioon, mida ingel ütleb, et
päris nimi on see, aga hüüdnimi on see, et kui sa mõlemat nime tead, siis sa ei eksi. Ja sa ei kutsu siia valet meest mulle. Mõlemad nimed ütleb. Huvitav, kui kellelgi meist on hüüdnimi, kas taevas teab ka meie hüüdnime, kas kellelgi on siin hüüdnimi? Tänapäeval ei ole enam, sest vanasti olid kõigil mingisugused hüüdnimed. Ja siin keegi tõstis käe, mõnel on hüüdnimi ja tuleb välja, et taevas teab, kuidas sind kutsutakse ka nime ja hüüdnime järgi, see on huvitav detail, eks ole. Ja huvitav, et tollal ei olnud nagu aadressi, ta ei saanud öelda, et näiteks Sutsu tänav 10 või ma ei tea, Oleviste 64 või mis selle maja aadress seal iganes on, et vot seal nagu toimub üritus, et mine sinna, võta sealt kedagi, too siia ja tehke siuke asi ära. Ei, ta ütleb, seal on Siimona, nahkur Siimona ja selles kojas on Peetrus. Huvitav, eks ole. Tuleb välja, Jumal nagu teab, sest kui see ingel oli Jumala juurest ja ta oli sealt, siis Jumal teadis, et seal on nahkur Siimon kojas mere ääres ja mida teeb nahkur Siimon? Nahatab asju, ma arvan. Muidu ta oleks nahkur, muidu ta oleks, kas ei saa öelda ka kuidagi kaitseministri nime siia või kellegi teise, aga sinna kanti, eks ole, aga ta on nahkur õnneks. Ja Jumal teab, et ta on seal ka nahkur ja nüüd on siis öeldud, et Kornelius saatis sinna inimesed selle Peetruse juurde. Ma ei tea, kuidas see kutsumine toimus. Kas nii, et kuidagi, et tere, et me oleme sind vabatahtlikult kutsunud, aga ära öelda praegu ei saa. Kas see toimus selles formaadis või mingis teises formaadis. Sest igal juhul Peetrus läks sinna ja nüüd ta on seal ees koos teistega, avab oma suu ja ütleb, sest tal on midagi, mida kellelgi peale juutide ei ole. Ta on lihtne mees, ta magab nahkur Siimona juures, aga tal on midagi, mida kellelgi ei ole. Rikastel, tugevatel, vägevatel, ka sõjaveestel, sõjapealikel, kelle käsud vaieldamatult täideti ja Peetrusel on midagi, mida neil ei ole. Ta avab oma suu ja ütleb, ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid tal on vastuvõetav iga rahva hulgas see, kes teda kardab ja teeb õigust. Kas sina täna oled see, kes teda kardab ja teeb õigust? Sa peaksid olema. Mina peaksin selline olema. Ma peaks vastama sellele, et tema silmis mul peaks olema tema kartus ja päriselt tema kartus ja ma peaks tegema õigust. See on see sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide issand, kõikide. Mis see sõna siis on? See sõna ongi see, et tal on vastuvõetav iga rahva hulgas see, kes teda kardab ja teeb õigust. Halleluja. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega. Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega. Kas see vaimustab sind? Peaks. Mind vaimustab. Teate, ma vaatan vahest, kuidas mõned inimesed oskavad käia niimoodi Jumalaga, et suured imeasjad toimuvad nende eludes. Ja ma kuulutan ka seal, kus ma olen, kas kirikus või kodus, et tule, issanda vaim. Tule ja võta meid. Võta meid nii, et kardinad tulevad eest ära, kui sinu tuul tuleb sisse. Mäletate, kuidas Ponkel staadionil 100 inimesega tuul tuli sisse? Mäletate lugu, kuidas Ponkel läks üüratu staadioni. Ma ei mäleta kahjuks, palju ta sellest maksis või kuidas. Ja pani kuulutused üles ja 100 inimest tuli kohale.
ja keegi ütles talle, et mis tarvis selline raiskamine, et see 100 inimest oleks saanud seal kellegi klubisse kuskile suruda, et Aafrika inimesed on harjunud üksteisega koos nagu assotsieeruma, natuke deodoranti ja läheb jälle, seal ju palav. Ja ütles ei, Jumal ütles mulle staadion. Siis ta võttis staadioni. Ja siis mingil ajahetkel tuli selline tuul. Tuli Jumala vaim sinna, nagu suur tuulepööris. Puudutas, parandas, tervendas, elustas, ehtis üles kõiki. Ja need 100, teate, läksid välja sealt oma igasugusesse kodukohta ja rääkisid neile, tule ka sinna, lähme sinna. Ja järgmine kord oli, ma ei mäleta, kas oli 3000 või järgmine päev. Ja 3. päeval oli 24 000 inimest seal staadionil juba. Ja nii suurt saali neil selles linnas ei olnud. Nii et Jumalal oli õigus, aga mitte kohe esimesel õhtul. Niisiis, kuidas Jeesus Naatsaretlane, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, ja see püha vaim tuli sinna mitte kaua kui 84-5, mis see oli, mis see on siis praegu 40 aastat tagasi või kuskil 50 või sinna kanti, tuli sinna ja muutis tervet riiki, muutis kõiki neid inimesi. Käis mööda maad Jeesus, tehes head, parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Halleluja. Käis mööda maad ja parandas kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Kas sa võiksid sina olla? Sa käid mööda maad kuskil ja Jumal on ehtinud sind väega, vaimuga ja jõuga. Ja kui sa lähed kuskile, siis ta vaim on nii kõvasti kaasas, et inimesed kogevad seda, saavad päästetud ja tervendatud. On teil kunagi olnud niimoodi? Mul on ka niimoodi olnud. Ma ei tea, miks see lakkas, aga see oli alguses niimoodi. Ja siis me sõitsime mingite autodega, mis olid Žiguliid, kuskile linna ja viisime seda sinna. Ja mõnikord see plahvatas ja mõnikord ei plahvatanud. Mõnikord oli nagu kõik taevaau seal väljas, teinekord ei olnud midagi. Ja sa kunagi ei teadnud seda, kunas see on ja kuidas see on. Issand luba, et see ära ei jääks, vaid uuesti esile tuleks. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad. Meie oleme kõige selle tunnistajad. Ma arvan, et oleviste mehed võiksid ka sellise jutu rääkida, kuidas nende juures niimoodi plahvatas, et pool Venemaad puudutatud sai. See on ikka eriti võimas. Kas ei ole või? Ja. Kas see vaimustab kedagi siin või ainult mind või? Tänu Jumalale, siin on vähemalt 2-3 inimest, keda see vaimustab ja võib-olla rohkem, aga ülejäänud on salainimesed. Nendel on südameusk, nad ei räägi kellelegi ega ei näita kellelegi midagi. Ma küsisin ühe käest, kas sa oled päästetud? Jah. Ma ütlesin, kas sa ei taha seda öelda? Ei, mul on südameusk, ma ei räägi sellest kellegile. Ma ütlesin, ahah, ma saan aru, et ma ei saa aru. Mis ta on teinud juutide maal Jeruusalemmas. Aga nemad aga hukkasid tema hoopis, riputades ta ristipuu külge. Nad hukkasid selle, kes jagas neile sissepääsu Jumala riiki ja igaviku ellu, kes kiris neid välja põrgust ja viis neid ellu. Nad võtsid ja hukkasid selle. Ja selle sama, kelle suhtes selline ebaõiglus panti täide, selle sama on Jumal 3. päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks ka veel, et ta on üles äratatud, et ta oli surnud ja nüüd on elav. Tehniliselt on Jumal peatamatu. Kas te olete näinud sellist videot õunast, kus õun pannakse klaasi? Ma ei mäleta, kas 3 aasta pärast võetakse jälle õun klaasist. No ma natuke lihtsustasin praegu. Aga see tähendab seda, et ta vahepeal mädanes ära.
siis seemnest tekkis, kuna seal oli vesi mingil määral, seemnest tekkis nagu uus idu. Uus idu manifesteerus mingisugusel ajal, et jutt liiga pikaks ei lähe, mingil ajal oli ta nagu uuesti õun. Kujutad ette, see video oli minu arust väga vapustav. Vahepeal ta oli väga kole, ta oli hallitanud ja krässus ja niisugune nässakas ja väga ära nässeeritud ja niisugune nagu, ja siis bakterid seal toimetasid ja möllasid ja kõik oli nagu näha, terve see klipp niimoodi, ta oli klaasist kõik seal. Ja siis see nagu see õun võttis kätte ja kuidagi looduses eostus uuesti ja hakkas uuesti toimima ja mingil hetkel ajas võrseid ja lõpuks ajas nagu jälle mingi aja jooksul seal ennast nagu viljaks. Samamoodi nagu Jeesusega, ainult ei läinud 3 aastat, vaid 3 päeva. Nad tapsid ta, nad hukkasid ta, Jumala vaim tuli, tõstis ta ülesse. Jumal võib kõiki meid äratada, tervendada, elustada igal hetkel. Usu läbi. Kui me hüüame ja vajame. Lasknud seda saada avalikuks, mitte siiski kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile, mis paneb mind arvama, et meil ja mujal ja kõikjal käivad mingil määral nagu ette valmistatud inimesed ja tunnistajad. Ma tean, et kõik ütlevad, et see on kõik juhus, kuhu keegi satub, kuna kellega käib, kuna kuhugi läheb või ei lähe. Aga kujuta ette, sellel platsil oli juhuslikult mingisugune kogus inimesi, vist oli 700 või 500 või jah? Ma ei mäleta. Et keegi ei olnud seal juhuslikult. Need olid sinna juhitud kõik. Ja nad kõik nägivad seda. Jumala poolt märgitud tunnistajale, ütleb Piibel, ja Piibel ei saa jääda valeks. Keegi ei olnud seal platsil niisama. Nad nägid seda Jeesust, kes oli tapetud, 3 päeva olnud ära ja siis uuesti üles äratatud, tulnud tagasi, elustatud. Nad nägivad teda seal uuesti kuulutavat, rääkivad ja tegutsevad. Ja apostlite tegudes me näeme, et ta võetakse sealt otse rahva nähes üles taevasse. Ei ole helikopterit, ei ühtegi F-35 ega 21 ega mitte midagi ei ole. Lihtsalt Jumala üleloomulik jõud võtab ta taevasse. Meile, kes me oleme koos temaga söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. Ja ta on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada. Pane tähele, evangeelium on nagu suht vabatahtlik. Meil on ainult kästud armastada teist, õnneks ole. Aga siin ta kasutab väljendit. Ta on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Kogu täiuse kohtumõistja on see Issand, kes sind, mu kallis sõber, kes mind, kallis Taimor, on kutsunud, oma riiki seadnud, oma verega pesnud, mind puhastanud, ristimisel veega pesnud, üle loputanud, kui te soovite, uus sündi teostanud, kes usub ja keda ristitakse. See on ja saab olla päästetud. Kui sa täna veel ei ole ristitud, sa usud, oleks vajalik, et sa saad kuskil ristitud. Kui sa oled ainult päästetud, on vaja, et sa jõuaksid ka ristimisse. Sinu vana inimene peaks surema, uus peaks tõusma. Uute molekulide ja kõige muuga. Temast tunnistavad kõik prohvetid, igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Kiri ütleb, tema nime läbi saab pattude andeks andmise. Kas need, kes on kristlased, peavad seda juttu kuulma? Ma arvan küll, sellepärast meil peab olema elav visioon Jeesusest silme ees.
temas on meie tugevus, temas on meie jõud, temas on meie lootus, temas on meie vägi, temas on meie suhe, temaga me suhtleme, tema on meie imetegija, tema on meie imede andja, tema on meie palvete vastuvõtja, talle meeldib, kui sa räägid temaga, ta toob olematud asjad olemasolevaks, ta astub su elus samme, milleks sa ise ei ole võimeline, suuteline, ta võib sind ülendada sinna, millest sa pole lugugi osanud saada ega arvata, ta võib viia sind kuningate juurde, ehkki sa ei põlvne kuningatest ja sa võid neile lugeda epistlit või veelevarandust või mida iganes ta annab. Mis te arvate, kas kuningad väärivad evangeeliumi? Evangeeliumi väärivad nad igatahes. Kas nad on kuskil seotud või mitte, see on ise küsimus, aga ega siin need vähem ei olnud seotud millegiga. Peetrus oli näiteks kaladega seotud. No see on tunduvalt väiksem kui nõidusega seotud olla. Aga kõik olid siin millegiga seotud. Mõned härrad olid seotud vist altkäemaksu väljapressimisega, nagu ma aru sain, ja kõik ei olnud mitte kulatükid siin nagu, eks ole. Ta tuli kõikide jaoks, ta oli kõikide jaoks. Kõik, kes meelt parandasid ja tema vastu võtsid, kõigile andis ta väe ja meelevalla saada Jumala lapseks. Ja selle tõttu sina, mina, meie, me omame õigust olla seal sees, sest tema veri on meist puhastanud ja pestnud ja meil on õigsus tema vereväes. Halleluja. Ja see teeb mind tugevaks ja rõõmsaks, kui kurat tuleb mingite asjadega. Ma ütlen, näed, siin on Jeesuse veri, tema haavade vermete läbi olen ma terve. Näed, siin on Jeesuse veri. See patt on ära pestud, mitte ära kustutatud, mitte ära korraks kuskile peidetud, vaid ära kustutatud, hävitatud. Seda pole enam olemas, sest talle verevägi, Jumala verevägi on mind puhastanud, pesnud ja pühitsenud. Ja sind ka, my friend, sind ka. Sina oled see imeline uus loodu. Ma arvan, et sinu pärast võib-olla ei hävitata universumit veel. Kas ma ütlesin palju ja kõvasti? Jah, võib-olla sinu pärast. Ma ei öelnud, et ainult sinu pärast, ma ütlesin ka sinu pärast. Sest nii on kirjutatud. Kuni täisarv tuleb sisse. Sa oled üks, kes hoiab seda arvu seal sees. Kui sinna õige arv lisandub juurde, siis võib juhtuda see, mida Piibel nimetab täislõpuaegadeks. Temast tunnistavad kõik prohvetid. Igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Kui Peetrus neid sõnu rääkis, langes peavaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Teate, minule õpetas Johnny Carson omal ajal niimoodi Uppsalast, me peame korra kuus vähemalt kõik kuulma evangeeliumi. See tõstab meid maast ülesse ja paneb meie silme ette elava Jeesuse, kellel kõik on meie jaoks võimalik. Vau! Kõik on võimalik. Seega, mis mulle on kättesaamatu, on tema läbi minule võimalik. Ja meil igal ühel on asju, mida keegi vajab. Yonggi-Cho ei vajanud mitte midagi vähemat siin maailmas kui jalgratast. Tooli ja lauda teavad mõned. Kujutad ette. Ja Jumal vastas ta palvetele. Ta sünnitas toolilaua ja jalgratta. Halleluja. Kui Peetrus neid sõnu rääkis, langes pühavaim kõikide peale, kes seda kuulsid. Ja kõik need usklikud ümber lõigatud ulast, kes oli Peetrusega, jahmusid, et pühavaim valati ka eestimaalaste peale. Ja muude inimeste peale. Mis sul seal kirjas on, ma ei tea. Mul on kaasaegne Piibel igatahes. Sest nad kuulsid neid eesti ja ma ei tea, mis keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat. Siis hakkas Peetrus rääkima, kas keegi võib vett keelata, et ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu. Kas te panete tähele? Nad said ennem vaimu ja pärast ristimist. Kuidas meie teeme? Kõigepealt ristimine ja pärast palvetamine ka. No meil tänapäeval võib-olla mitte, aga siis kui mina tulin, keegi ei olnud nõus palvetama püha vaimu eest ennem. Ütles, kuule, ta oli isegi ristimata, ta on ju pagan, mis püha vaimu talle, et ta ei teagi, mis see on ja mis ta sellega üldse peale hakkab ja seal ei ole üldse mõtet. Ja. Aga nüüd on elu niimoodi edasi läinud, et see küsimus on maha võetud nagu konkurentsist. Ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Ta käskis. Huvitav, siin 2 korda käsutatakse sõna käskis.
harva kui on käskis. Usk on nagu meil suht liberaalne, aga siin on nagu käskis. Sorry, ma jäin kuidagi liiga kinni. Ma tahtsin veel teile meile lugeda nina peale viskamise kirja kohta. Kui paljud vajavad nina peale viskamist? Üks vajab vähemalt, mina ka 2. Aga teie äkki visake siis. See on Galaate kiri 6. Mu aeg saab otsa, ma muidu läheks sügavamale, aga ma ei saanud. Evangeelium on nii võimas, see on meie elu. Jeesus on meie issand. Ta peab meie silme ees olema. Meie usk lootus peab temale peal olema. Ta on meie imetegija, ta on sinu imetegija. Tõsta käsi, kui ta on sinu imetegija. Väljenda oma usku temale. Jaa, väga hea. Ära tee ainult nii kuidagi, vaid see on nagu selge usutunnistus. Tugev ja võimas. Halleluuja. Ma ei pilka kedagi, kui ütlen, et see on võimas, kui sa annad tugeva, julge tunnistuse selle kohta. Üleskutse laitmatuks eluks. Kui paljud peavad elama laitmatult? Mitmed arvavad, et peavad. Tänu Jumalale teie osaluse eest. Ja nendele, kes peavad, ma loeks selle kirja kohe uuesti üle. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama, Galaatia 6, kui inimest peaks tabatama mingilt üleastumiselt, sa oled tabatud, millega, ma ei tea, siis teie vaimu saanud, parandage niisugust. Tasase vaimuga jälgides ennast, et ei satuks kiusatusse. Kui ma ei eksi, ma lugesin mingit teist, kas see oli selle Marakaia tõlge või mis asja ma lugesin sealt, sellest teisest versioonist. Siin oli teravamalt kirjutatud see tagumine osa. Siin oli kirjutatud kuidagi niimoodi, et kui sa näed, et teine teeb seda, mida ei tohi, ära mine sellega laadale ja jaga seda kõigile, vaid püüa teda tasase vaimuga manitseda, noomida. Sellepärast, et kui sa nii ei tee, siis sul on oht, et sa satud ise samasse auku ja teed seda sama. Sest kes mõistab teisele kohut, selles see võib saada seda sama tulemust ise. Siit me päris nii läbi ei loe, aga ikkagi on öeldud, jälgides ennast, et ka ise ei satuks kiusatusse. See on laiendatud versioon. Ja nüüd tuleb nagu see teine parem osa. Kandke üksteise koormaid. Nõnda te täidate Kristuse seadust. Sinna oli kirjutatud ikka palju tugevamalt, et me peame nõrgemate ja jõuetute koormaid kandma. Sest oli aeg, kui head inimesed kandsid meie koormaid, kui meie ei olnud võimelised ise kõiki oma koormaid kandma. Neil jätkus minu ja teiste jaoks tähelepanu, aega ja tahtmist mind vaimulikult toetada, et minust kujuneks välja uus loodu, kes on rõõmsasti armastuses Jumalaga. Halleluuja! Kuidas me kanname koormaid? No kõige lihtsam koorma kandmine on kedagi välja arvata. Küll läheb libedalt laulda seda laulu ja lõigata ära küljest, tšik, aga ta on ju selline. Tal oli see ja Peeter on näinud seda ka ja seda ka veel ja sealt ka ja veel kedagi ja no üldse, eks ole, viskame minema. Aga siin ei öelda, viska ära. Siin on öelda, kanna vaikselt, proovi, tööta temaga. Ja nüüd tuleb nagu justkui risti vastu sellele koorma kandmise jutule, kus keegi on väga õiglane ja tark ja tugev ja suudab teiste koormaid kanda, tuleb hoopis selline lause. Sest kui keegi arvab enese midagi olemata ka midagi, see petab ise ennast. Vau! Mõnikord me läheme nii, vanasti öeldi härga täis, nüüd ütleme Kristust täis, et me teised enam ei mahugi sisse meie jaoks. Et me oleme õiged. Me oleme nii õiged, et me oleme väga õiged. Kui paljud siin on nii õiged, et nad on lihtsalt niivõrd õiged. Teised ei mahu, ei rääkima.
miks? Sellepärast võib-olla neil on selle sotsiaalsusega natukene, no ütleme, peenelt öeldes küsitavusi. Võib-olla millegi muuga. Võib-olla see isik ei vasta sellisele kujutelmale, nagu sinu silmis peab oleks korralik kristlane välja nägema. Äkki tal on juuksed liiga pikad. Äkki tal on hoopis juuksed liiga lühikesed. Ja ta meenutab sulle vabadust ära võetult vangi. Või meenutab sulle Beatlesit. Aastast, ma ei tea, millal need laulsid, need Beatlid, kas siin on keegi, ei ole kedagi. 60-ndatel meie ei olnud siis sündinud veel või napikalt. Mina laulsin magama nüüd ja mina neid kontserte ei näinud ega osa ei saanud sellest. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Aga Johnny McCartney ja teisi praegu kuulama mingitelt vanadelt plaatidelt, aga mul ise neid ei ole. Nii et see ei saa mind teha suureks ega suureliseks. Kui mul on mingid ühiskondlikke võib-olla nagu positsiooni eeliseid. Teate, see on nii peidetud asi. Kas keegi mäletab, siin oli meie hulgas üks inimene, tema nimi oli Arkadi. Arkadit mäletab keegi, jah? Ruta mäletab Arkadit. Vähemalt 2 inimest teab teda. Ma ei tea, kuidas ta praegu on. Mõned ütlevad, et teda ei ole enam. Igatahes tal oli midagi imelikku, ta oli ise ka imelik omamoodi, eks me kõik ole imelikud, me kõik oleme imelikud, aga tal oli nagu südant imelikul kombel kõigi jaoks, kellega keegi ei tahtnud suhelda. Ja siis ta võttis siit seda toitu ja raha ja viis kellegile kuhugi sinna Keldrimäele, kes elas mitte kuskil ehk Rimi taga kuskil seal või selle, mis asi see on see, Prisma taga Neste, selle bensiinijaama taga lagedal väljal, kui sõita suitsu, seal on selline ilus lage väli, lagiplats, vot seal nagu toimus suur pidu ja seal oli nagu rahva huraal kogunemine, kellel kuskile minna ei olnud. Ja tema võttis ja käis seal, et viis sinna süüa. Ja ma ühe korra mõtlesin, et ta valetab või ei uskunud teda. Ma vaatasin ja pärast ma nägin nendest kedagi. Ma küsisin, et kas Arkadi Prinjosti 5 euro oli toonud. Ta võttis ühele inimesele raha ja kuna see vajas, tema jutu järgi keegi andis ja ta andiski sellele, see inimene sai selle raha. See oli see Sergei, ma ei tea, kas te mäletate Sergeid. Kujutad ette, eks ole, uskumatu lugu. Ja nii et see on nagu tihtipeale arusaamatu meile ja siis me mõtleme võib-olla nagu kuidagi. Ja kui ma loen, ma ei tea, Rick Joynerit või kedagi, seal on üldse mingi vend, kes oli kodutu ja magas mingis kastboksis või kuskil, jah? Kastkarvis, olete lugenud. Ja tal ei olnud nagu võimekust kedagi aidata, aga ta aitas kassipoega vist või kedagi või see kass soendas teda. Mis? Ta ei lükanud jalaga, jah. Ja Jeesus luges, teate, seda piisavaks, et teda taevariiki vastu võtta. Soendas joodikut ja see jäi ise. Ahah, aitäh. Õnneks spetsialistid teevad paremini. Ja. Joodik jäi ellu, ta ise vist suri ära või külmus ära ja joodik jäi ellu. Kasse tema soendasid ja Jeesus võttis ta vastu, enda ütles, aitab küll sellest kopsikus magamisest. Sul on siin hoopiski pärg antud ja kuningriik antud ja tule siia üle minu juurde. See on huvitav, kuidas Jumal asju näeb. Meie süda peab olema õige. Kui süda on omandanud professionaalse, illuminaatliku, intellektuaalse, kõrgema taseme pilootaasiga valetamiskombinatsiooni oskuse, siis me ei jää alla suurt professionaalsele kardinal Mazzarinile, kes oskas nii hästi petta, et kõik arvasid, et ta on usuisa. Aga see ei ole see, milleks me oleme kutsutud. Me heidame eemale endalt kardinal Mazzarini mantli. Ja me ei ühine sellega. Me tahame teha tõtt ja käia õiguses. See on see, mille eest Jeesus kutsus ja maksis meid. Niisiis, kui keegi arvab enese midagi olevat, enesest aga midagi olemata, see petab ise ennast. Me ei lähe
uhkust ega ülbust täis ega ei arva, et me oleme Milistvere Juss või tema abilised. Ja me ei ole kellegist paremad, õnneks ei ole ka kellegist halvemad. Halleluuja. Ja nüüd ütleb 4. salm. Aga igaüks katsugu läbi oma töö. Ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele. Ja kujuta ette, isegi siin laiata ei tohi, kui läheb hästi. Aga mis sa tegid eile? Aga meil oli, mis asi meil oli? No meil oli mingi evangeelne koosolek, seal kuskil staadionil oli koosolek, tead. 22 000 inimest tuli. Kõik kuulsid evangeeliumi, kõik võtsid vastu evangeeliumi. Järgmine pühapäev oli 200 kirikus ja ülejärgmine oli 20. Ja siis kadusid nad aegade hämarusse. Aga õhkkond muutus seal kandis. Nii et see on nagu selline asi, millega tuleb Jumalale tänulik olla, kui Jumal liigub su elus. Kui sa oled seadnud mõned inimesed omale palve eesmärgi alla, et tuua nad päästesse. Ja kui sa seda saad, kui Jumal selle armu annab, et inimesed tulevad, kuulevad, võtavad vastu Jeesuse, siis oled sa võitnud ühe võidu oma elus. Halleluja. 5. salm ütleb, et igal ühel on oma koorem kanda. Igal ühel on oma koorem kanda. Mõned arvavad, et ei ole koormat vaja kanda. Et ongi see lauland, küll läheb libedalt. Käin kirikus, kõik peab olema hästi. Iste peab olema hästi, rahvast tohib olla vähe. Tähelepanu peab olema suur, pastor peab olema täiuslik. Muusika peab olema ilus. Kiluvõimleib või mingi muu võib olema hea. Ma räägin Ameerika kirikutest. Kõik peab olema hästi. Issand, anna meile, et me ei nõuaks, et teistel on kõik hästi, aga me ise ei pane midagi endast sinna sisse, mis meile midagi maksma läheb. Kas sa annad täna Jumalale midagi, mis sulle maksma läheb? Mis sulle maksma läheb? Mis su mugavustsooni kõigutab? Näiteks kas või hommiku varast palvet või õhtu hiljast palvet või veel midagi. Või käid sa orbude juures või korra aastas käid orbude kodus või otsid sa mingisugust haiglat, kus on võimalik korra aastas lihtsalt minna palvetada nende inimeste eest, kellest keegi ei taha palvetada. Võib-olla oled sa Raekoja platsil, seisad 2-3 inimesega ja üritad tuua tundmatuid inimesi Kristuse juurde. Ma ei tea, millega Jumal on sulle toimingud andnud, aga ma tean seda, et igal ühel on kanda oma koorem. Issand, anna meile armu, et me ei oleks need, kes osavalt paneme teise oma koormat kandma. Halleluuja! Küll läheb libedalt. Mina olen Jaakob, aga sina oled Eesav. Halleluuja! Sinu asi on töötada, mind taga ajada, minu asi on õitseda. Ja aita meid, issand, et sellist suhtumist Eesti riigis ei oleks kellegil, vaid igaüks saab aru, et tema kandam ja koorem on tema puhas kuld, mille ta Jeesusele annab või siis ei anna, hoopis võtab sealt juurde, nõuab, küsib ja tahab, et talle peab kõik olema, kõik peab olema lahe, kõik peab toimima. Ja siis ta võib-olla, kas annab midagi või nagu isegi paneb näpu otsa külge, võib-olla, aga nüüd tal on kiire, sest tal käib tööd, saate aru, tal on ju lapsed, tal on vanemad, tal on kõik asjad, kõik saavad ju aru, eks ole, keegi ei ole sadist, aga ikkagi Jeesus küsib, kanda oma koorem. Kas sa oled võtnud vastu oma koorma, mis on natuke raske, mis on ebamugav, koorem ei ole lahe. Nüüd tuleb veel jubedam salm. Nendele, kes on head, soodsad, nagu egoismi, nagu viljelejad, mitte teie loomulikult. Aga võib-olla on ka sellised Eestimaal, ma ei tea. Siin nagu ütleb natuke halvasti seda, aga teine see tõlge räägib pika jutu selle lause peale. Siin öeldakse, et aga see, keda õpetatakse sõnagu, jagagu kõike head õpetajale. See tähendab, kui te mind näete, võib-olla on hea, kui te naeratate.
Halleluuja! Väike naeratus, mitte hirvitus, vaid soovitavad naeratus, no nagu Kerma praegu näiteks, eks ole, jah. Või selline, ja aga teised ütlevad, et siia on kirjutatud, et jaga seda ka, mis sulle on kallis, jaga seda sellele, kes seisab sinu vaimuliku elu eest. Ma ei räägi rahast siin. Muidugi raha käib ka siia sisse. Ma ei mäleta ka, millal, jah, selleks. Aga ma räägin sõnast, ma räägin palvest, katmisest, palvest, abist, lihtsalt teenimisest, millegi tegemisest, olemisest, mis on nagu suur asi. Sellepärast see on see, millega sa ehitad omale müüri, igavese elu müüri. Sinu teod, mis on tehtud või tegemata jätmised. Ärge eksige. Jumal ei lase ennast pilgata. Mida iga inimene külvab, seda iga inimene lõikab. Vot see on küll nagu paratamatus. Mida ma külvan, seda ma lõikan. Kes lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kasuvust. Kes vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Ma mäletan, kuidas mõningaid Ameerika jutlustajaid, nagu mõned inimesed sarjasid, eriti ühte, tema on praegu lahkunud, et tema nagu tegi kogu aeg ettepaneku kogudusele raha külvata kogu aeg. Ja võib-olla nad ei külvanud, ma ei tea seda, ei oska öelda. Aga teised jälle ütlesid, et see jääb ühekülgseks. Et raha on hea külvata, aga inimene peabki külvama oma seest tulevat vaimuosadust, armastust, headust, hoolimist, mõistmist, arusaamist. Kes peaks olema kaastundlik, kui kristlane ei ole? Kes peaks olema siis? Kas ainult hinduistid või taoistid või Hiina usulised või teised? Miks? Jeesus tuli, suri võõra eest, siis kui me teda isegi vastu ei olnud võtnud, kui me ei teadnud, ta lihtsalt tuli. Ta suri usus terve inimkonna eest, igaühe eest, kes 20 sajandit on teda vastu võtnud. Nüüd mõtle, kus oli toiming. Jumal suri, ta saatis oma poja, kes suri terve planeedi eest praktiliselt. Ja kogu selle 20 sajandi jooksul on võimalus selle sama pääste vastuvõtmisega sõita taevasse. See ei ole võimas. Seega, kes lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Mõnikord ma lihtsalt näen ja loen, kuidas inimesed arutlevad selle üle, et kuradil ei ole eriti muud vaja teha, kui teate mida või? Hoida meid hingelisel tasandil. Hoida meid hingelisel tasandil. Kas sa usud Jumalat? Jah, ma usun Jumalat. Kas sa käid Jumalaga? No. Kas sa elad Jumala sõna läbi? No vahest ka. Ma ei tea. See on igaühe meie võitlus. Minu ka. Igaühe meie võitlus. Et me elaks ja käiks vaimus. Ütlen, ma pean käima vaimus. Pääste on ju vaimus. Ega me ei vii enda vanad keret sinna ülesse. Ja ütle, et uuenda nüüd seda. Ei, me saame teise kaftani sealt. Ja teise riietuse, ma mõtlesin. Teise riietuse sealt. Täiuslikuma. Halleluuja. Kes aga vaimule külvab, lõikab vaimust igavest elu.
no näib ju nii nõme, tühine ja mõttetu külvata vaimule kogu aeg. Aga vaat sinna sellesse, mis tundub nii mõttetu, on pandud see õnnistuse tipp. Ärgem tüdigem head tähes. Küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Ütle, mina ei ole see, kes ära nõrkeb, vaid mina saan kätte oma võidupärja. Ja ma olen, kuidas on persistent? Kuidas? Püsiv, aitäh. Ma olen püsiv selles. Ma olen püsiv, ma olen töökas, ma ei jäta järele, ma tean, kuhu ma liigun, ma tean, kellega ma liigun, ma tean, mida ma teen ja ma tean, mida ma tahan ja mul on võimalik terve elu elada nii, et ma käin koos Jumalaga noorest põlvest peale. Ma mõtlen, kui vähe on neid pastoreid, aga mõned ma tean. Mingi mees oli, näitasime telekas Filipiinidel. 35 aastat on tal kirik ja see on maailma suurim kirik ja see suurenes või suureneb siiamaani. 35 aastat, üks ja sama pastor. Ta ei ole haige, ta ei ole ära surnud, ta ei ole auto alla jäänud, lõvid ei ole isegi ära söönud. Nõiad ei ole teda maha võtnud. Ta ei ole ennast surnuks söönud, mitte midagi ei ole taga juhtunud. Ta seisab Kristuses ja hoolitseb suure võimsa Jumala koguduse eest. Ja aastaid on tal alla 80 praegu kuskil. Väga kõva mees. Tervele selle rajoonile eeskuju, kui nii võib öelda. Aga selles rajoonis on mitukümmend miljonit inimest. Või ma ei tea, mitusada miljonit inimest. Filipiinidel ainult on juba kui palju. Ja minu aeg hakkab otsa saama. Ma pean lahti saama veel rääkida viimase salmi. Niisiis, kuni meil veel on aega, tehkem head kõikidele. Eriti aga minule. Halleluuja. Ma mõtlesin, et te olete surnud, aga te ei ole õnneks. Te naeratate ja räägite vastu ja õigel ajal korrigeerite, ütlete ei, Petrovitš, niimoodi ka ei lähe. Usukaaslastele ikkagi tehke head kõigile usukaaslastele. Kes on meie usukaaslased? No mina, eks ole ju. Tänan mind hästi palju siin. Mina, mulle, meie, andke mulle ei ole ja kõike muud. Tänu Jumalale ja eriti usukaaslastele. Ja kui sa näed, et su näiteks, et keegi läheb siit ära palvest öösel, Inge läheb kell 2 öösel ära, kell 3 ja ta läheb nagu väga läbi ohtliku territooriumi vist. Lähed, jah? Seal on kõiksugused igast inimesed ja asjad ja ta peab läbima selle kadalipu ja jõudma koju issanda inglitega. Et sellised asju palun ja aidata vältida, et kõik oleks hästi. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus, issand. Et me näeme üksteise puudujääke või puudusi või abivajadusi, aitame. Lihtne asi, head teha. Oled sa nõus head tegema? Tõsta käsi, kui oled nõus head tegema. Aga näita Jumalale, mitte mulle. Ta võtab sind tõsiselt muideks, ta võib võtta tõsiselt. See käibki niimoodi, et me hääletame nagu temale ja tema vaatab meie südamesse, mis südame ütleb. Ja kui sa ei ole valmis, siis ära parem lehvita. Aga tõuseme siis õnnistussõnade jaoks. Halleluja! Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Ta lasku oma pale sinu peale paista ja olgu sinule armuline. Ta tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Ja kõik ütlevad 3 korda. Amen, amen, amen. Halleluja, amen. Ja nüüd pane kokku oma ohver. Kui sa tahad anda insandale oma ohver, siis praegu, ma ei tea, kes tegutseb meil täna ohvrina, ohvrivõtjana. Tavaliselt suured tugevad mehed olnud, et keegi ei kõhkleks andmast seda insandale, mida vaja on. Nii palju videosid olete näinud on internetis, sest korjandusest tähendab. Ei ole, ärge vaadake seal, kui 3 meest lähevad mingi mehe juurde, see paneb sinna mingi tibutüki sisse, siis need ei võta ära seda, et suured mehed tulevad lähemale, raputavad talle, ütlevad talle, et sa unustasid umbes panna, midagi ei räägi,
aga ära ka ei lähe, terve kirik ootab, 4000 inimest seisab. Ja see vend võtab kuskilt peidetud raha, kuskilt vahelt ja paneb sinna niimoodi, selline stiil. Läks nagu spordiklubis. Jah, täname Jumala, et sinul ei ole niimoodi, et keegi peab andma seda, mida ta ei taha anda kellegi survel, vaid sinul on see, et mis inimese käel on võimalik ja ta tahab anda, see on see tema meelepärane ohvriand. Tänu sulle, Issand, et sina võtad vastu rõõmsalt antud ohvrit, rõõmsalt, mitte välja pressitud, välja räägitud, välja taotud, vaid rõõmsalt antud ohvrit, Issand. Jumal, ma tänan, et siin kellegi teeb räägitud midagi välja, ma usun, vaid et siin on ka rõõmsad andjad olnud. Oled sa rõõmus andja? Vabatahtlik rõõmus andja, tänu sulle, Issand. Ja meie kutsumus on anda, Issand, sulle, sina võtad seda meid, sa ei vaja seda, sa paljundad seda meie jaoks. Ja kui me paneme väikse aluspõhja, siis sa paljundad nagu meie jaoks nagu vähem. Kui me paneme suurem aluspõhja, siis nagu justkui 30, 60, 100 korda peaks olema rohkem. Jeesuse nimel, Issand, me õnnistame igat rahket andjat ja tänan, et see raha pöördub nende juurde tagasi, võttes kaasa oma saagi. Jeesuse võimsal nimel, täites nende vajadused, nende laekad, nende arved, auliselt Kristuses Jeesuses. Halleluuja! Amen, amen, amen.